Ühel külmal talvepäeval keetis mõisakokk suures potis maitsvat ja lõhnavat suppi. Äkki kostis ahju alt vaikne hääl. Anna mulle, kallis kokake, pisut leent. Kokk vaatas üllatunult ringi ja nägi, kuidas tahmane, väikest kasvu mehike puges ahju alt välja ja sirutas käe kulbi järele. Kokk, kel oli hea süda, pani kulbi paja sisse, liigutas seda paar korda ja ulatas maitsvat suppi täis kulbi mehikesele. Mehike lonksas aplat lonksu, siis veel ühe ja veel, kuniks kogu pott sai tühjaks. Kärmelt kadus mehike tagasi oma tahmasesse koopasse. Kokk aga jäi tühja potiga ahju suu ette nõutult seisma. Kui öö kätte jõudis ja kõik majaelanikud juba uinunud olid, ärkas kokk äkitselt üles ja tundis köögi poolt tulevat erilist soojust. Vaikuses kostis pottide pannide kolinat ning tule rõõmsat praksumist. Kokk ronis voodist välja ja hiilis kööki, kus leidis eest palju erinevaid, kalleid ja maitsvaid roogi. Ta mõistis, et päevane külaline oli ahjualune, see väike ja salapärane olend, kes elab koduahju all, kus ta hoiab tuld soojas ja koduõnne elus. Ta on vana rahvajuttude kaitsevaim, vahel pahur ja tahmane, kuid südames hea. Kui temaga hästi läbi saada, toob ta majja soojust, rahu ja jõukust ning tema hing elab igas kodus, kus tuli veel soojendab ja süda on soe.